Minu nimi on Lucrezia. Terviseks. Kahvel. Tere hommikust! Väga paljudele võib väga segane üldse olla, mis eelmise video lõpus toimus või mis minu kodu, mis minu Itaalia, mis minu pere, mis asja ühesõnaga. Ja ma juba õige pea räägin täpsemalt. Selline on siis vaade minu Itaalia kodurõdult. Nii, meil on vaja siit pesuunnik ära lahendada. Aga õnneks ma võtsin kodust pesulehti kaasa. Need on nii head õhukesed ja rohkemat polegi vaja. Kes ei tea, mis asjad on pesulehed, siis need on praktiliselt pesupulber, pesuloputusvahend, kõik ühes lehes, sellega võib kõike pesta. Mina olen juba, ma ei tea, 2 aastat kindlasti, isegi rohkem neid kasutanud ja selleks saab pesta nii masinas, kui lahustuvad täielikult ära, käsipesu võib teha ühesõnaga ja sobivad kõige jaoks. Läheb lihtsalt masina põhja, riided sisse ja pesab ära. Ja neid on meil lõhnatuid kui ka lõhnaga erinevaid variante. See ongi väike ettevõtja elu või? Jah, lapsed lähevad kannaga kohe õue ja ma teen natukene tööasju. Ma tegin enne tööasju. Jah, aga mul jäi enne rääkimata kiirelt, et miks meil üldse oleme, mis asi see on. Nimelt siis ma kunagi elasin siin peres. See on täiesti tavaline tüüpiline Itaalia perekond ja nad soovisid oma lastele õpetada inglise keelt. Ja kui ma olin Londonis ära elanud, tahtsin veel kusagil ringi rännata, sattusin juhuse tahtel ühe Soome sõbranna kaudu siia. Pidin tulema 8 kuuks, aga jäin, ma ei teagi, 6 või 7 kuuks ja nad on Eestis käinud, nad armastavad Eestit, nad on pärast mind oli siin Eesti tüdruk ja kuidagi ongi nii jäänud, et nad on minu jaoks õde, vend, vanaema, vanaisa, minu Itaalia perekond. Bravo! Mauro, devi insegnare anche a lui. Grande! La mamma. Left handed. Yeah. Aspetta, no, piano piano, aspetta. Brava! Vedi? Ja ära nüüd tõmbab. Ma forse li dovevo spezzare. Kohalikus Itaalia kohvikus jäätis söömas, see pole meie pereema, see on jäätise kohvik. Helle vastu ikka ei saa miskit. Võib-olla ainult lapse heaks jäätisemasin, mida saab meilt rentida, sest see on ka Itaalias ka päris Itaalia segu. Väga puhas ja kreemine mõnus, aga no Itaalia ja jäätis käivad kokku, ilma selleta ei saa. Kohalik vesi otse mägedest, mis veel elul tahta. Va bene, Lucri. Dimmi parole in estone. Allora, minu nimi on Lucrezia. Terviseks. Kahvel. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alias Peppu. Oddio, buon compleanno. Palju õnne. Palju õnne sünnipäevaks. Sünnipäevaks. Yeah. Venido. Olemegi jõudnud Eneli pere, Itaalia pere kohvikusse ja kõige raskem ülesanne on siit midagi head välja valida. See kõik tundub lihtsalt nii maitsev. Nii Eneli, sa valid? Minu lemmik on alati see, kuidas eesti keeles siis, no ühesõnaga puuviljakorvike. See on alati minu lemmik, aga lapsed nüüd otsivad midagi, kus on kõige rohkem kreemi. Käivad ettevalmistused õhtusöögiks vanaema, vanaisa juures. Kõik ootavad,
How is it? Tasty. Formaggio che diventa due. Ta ütles, et pane 2, sa ju tead. Vedi che ma Brava! Com'è Lucri? Vedi? Vedi? Buongiorno. Kui ma siin elasin, siis Peetsale väga-väga maitsesid minu pannkoogid. Ja no minu pannkookidest nüüd kuidagi täna saamast õnnapannkoogid tundub. Ühesõnaga Lukri tellis, et me teeksime hommikuks pannkooke. Buongiorno a tutti, ora siamo in Piazza dei Miracoli a Pisa, centro della città storica. Siete pronti? Perché secondo me non siete pronti a vedere tutto questo spettacolo. Andiamo! Ma näitan teile, mis kõige ägedam siin üldse, mis siin teha ei piisa. Nipp on teile siis ka see, et mitte teha pilti seal nii-öelda eespool, kus kõik teevad, aga tulla siia torni taha küljele ja näete ise kohe palju vähem inimesi. Täna me Piisa torni otsa ei lähe ja mitte sellepärast, et järjekord on pikk või pilet on kallis, vaid sellepärast, et siin on uskumus see, et kes käib Piisa ülikoolis, siis tema ja tema lähedased ei tohi sinna torni minna, sest muidu ta ei lõpeta seda ülikooli ära. Ja kuna Lukril on eelviimane aasta ja ta just käib Piisa ülikoolis, siis meie sinna ei lähe. Ja lisaks on siin selline komme, et lähiümbruse gümnaasiumi õpilased 100 päeva enne eksamiperioodi nad tulevad siia ning nad peavad jooksma 100 korda ümber torni või siis nad peavad küsima 100 inimeselt, kes siin on, nende nime ja need kirja panema, sest et nad usuvad, et see toob neile õnne eksamitel. Ja kõik need väiksed grupid, kes siin rohuplatsidel on, siis need on kohalikud või noh, nagu Itaalia klassireisid. Et see on hästi populaarne teha klassireise siia, et ikkagi itaallased ise ka seda paika näeksid. Aga nüüd me lähme otsime selle keskmise ukse peal. Peaks olema üks sisalik, keda katsudes tuleb õnn su õuele. Lähme otsime. Ukse pealt on seda sisalikku hästi raske leida, aga me anname teile siseinfot. Tõnno, näita ette, kus see on. Vasakul küljel. Mina saan õnnelikuks. Jee, õnn tuleb. Ja seda kuuldavasti teavad ainult siis kohalikud. Ega siis õnn. Pekki need turistid ka ikka, ma ei saa aru, ronid aia vaja ikka kogu aeg. Ja ma enne ütlesin, et üliõpilased teevad 100 ringi ümber Piisa torni, siis tegelikult nad teevad ümber selle suure ümmarguse. Lucri Questo. See on ülikool, Piisa ülikool, kust Lucri käib. Tavaline maja ei. Jah, näeb tavaline maja välja ja täiesti siin turistide keskel. Università degli Studi di Pisa, facoltà di lingua e letteratura straniere. Siia muidu sisse ei lasta, meil ka Lucri pidi eraldi praegu luba küsima, et ainult mina tohtisin korra tulla. Vaikeputsi rent. Mersul on üks ülihea liha 360 kraadi kaamera Itaalias on eritaväes, see on nii kitsad parkimiskohad ja näed ilusti, näed ees, kui kaugel oled, oled põhimõtteliselt mina pihta ja mingit mõtet pole ka, et pihta sõidaks sõidada. Benvenuti in Lucca!
nii, me oleme nüüd Lukas ja Luka on siis meie piirkonna nii-öelda pealinn, no nagu umbes Rapla maakonnas on Rapla ehk siis maakonnakeskus siin Toskaanas ja me nüüd tuleme jäätisotsingutele, et minna müüri peale jalutama ja natukene nautida vanalinna. Nimelt siis Luka on kuulus selle poolest, et siin on ümber vanalinna selline suur müür, no nagu Tallinna vanalinnaski, lihtsalt Tallinnas ei ole see säilinud. Vaatame, kui palju lapsi Luukri saab. Itaalias on selline komme, et sa korjad neid sellise rohukõrre tükke ja viskad selja peale ja nii mitu selja külge jääb, nii mitu lasta saab. Nulla, no! Nulla! Addio! Ma baby! Aspetta! Oh, no, you took them away, but it was 4. No, 4, è difficile. non sarà. What we 3? No. 2, va bene. Va bene, va bene. 2. Okei, küll. 2 mi vado. Sì. Tulime Luukri tantsukooli, sest ta tantsib balletti alates sellest, kui ta on 4-aastane. Ja minu üks põhitöö, see on Luukri siin, oli ka teda vedada balletitundidesse ja nüüd ta on ise tantsuõpetaja. Tema õpilased siis, ta teeb ise koreograafiaid, käivad võistlustel ja me just käisime balletitundi ka vaatamas. Siin mina siis kunagi elasin, minu Itaalia kodu. Meie oleme siis siin teisel korrusel, esimesel korrusel on vanaisa, allkorrusel on veel onu oma naisega ja siis tegelikult siin vahel on veel üks nii-öelda minikorter, kus elab siis onu tütar ja kõigil on omad sissepääsud, omad aiajupid, et kõik on koos, majal on nagu siseuksed, aga samas on kõik ikkagi eraldatud, et igalühel oma sissepääs, näete sinna vahepealse korterisse läheb see trepp, see läheb meie juurde, vanaemal, vanaisal ja onul on teisel pool maja sissepääs. Teist lähed uksest sisse, siis siin kardina taga on üks uks, läheb vanaisa juurde, siit trepist ülesse minnes, siit läheb Ginevra juurde, see on siis onu tütar, kelle magamistuba on seal ja siit ülesse, siin üleval on meie kodu. Ja siin vasakule keerates on nagu nende magamistoad ja minu tuba või siis meie elamine läheb siit veel ülesse, kus on ka nagu üks magamistuba, vannituba ja rõdu. Jalutame kohalikku pitseriasse, sest et teine vanaema, keda pole veel näinud, tuleb ka ja jalutame sinna. Vend Lorenzo tuleb oma tüdruksõbraga ja lihtsalt meie perekond. Meie poisid õpetavad kohalikele eesti keelt, et kuidas teha jalgratas, auto. Kui sulle meeldib, et ma näitan kõike seda päris elu siin Itaalias, kuidas see elu siin perekonnas on, siis pane pöial ülesse ja pane muidugi ka subscribe ehk hakka meid jälgima niimoodi, et sa saad kohe infot, kui uus video on üleval.